ja head sünnipäevakülalised. See on suurepärane idee kokku kutsuda kooli 60. juubeli puhul häkaton, et läbi viia üks korralik ajurünnak, kuidas Anne linnas, Tartu linnas võimalikult hästi andmeid arendada, neid esile tuua ja võimalikult hästi nii iseenda heaks kui linna heaks või kogu meie ühiskonna tsivilisatsiooni heaks ära kasutada ja neid selliselt arendada. Esimesena tuleb mulle selles kontekstis meelde ikka ja jälle Jakob Kurt, kes on ju öelnud, et meil ei ole väga palju võimalusi saada arvult suureks, sest me oleme väike rahvas siin, suhteliselt väiksel maal, vaid me peame saama suureks vaimult. Ja see vaimult suureks saamine tähendabki seda, et need anded, mis meis kõigis on, neid võimalikult hästi välja tuua ja neid arendada. Ma ei ole näinud oma elus mitte ühtegi inimest, kelle kohta võiks öelda, et on täiesti andetu. Ma olen näinud sellist inimest ühes filmis, mida ma mõtlesin, et ma nooremale generatsioonile ei tsiteeri, sellepärast, et võib-olla nad ei ole näinud seda filmi. Siin me oleme, kus see Tallinnast pärit proua ütleb oma abikaasa kohta, et oma abikaasa on täiesti andetu inimene. Tuleb teile meelde, eks ole, see koht seal. Aga tõesti ei ole olemas andetud inimesi, kõigil on olemas anded, kellelgi on soond või annet millegi peale rohkem ja millegi peale vähem, aga need kõik on olemas. Ja nüüd on väga oluline see, et milline on see keskkond, kuhu me sünnime, kas ta toetab meie annete arendamist ja kas meie anded saavad nüüd areneda ja välja lüüa. Tartu on väga õnnelik linn, meil on väga vedanud. Miks pärast? Sellepärast, et meie esivanemad on leidnud Tartu asutamiseks just selle asukoha, kus me asume. Ja kõiges meie andekuses on süüdi Emajõgi. Emajõgi, mis voolab ja mõtku kannab, ja on kandnud ja kannab edasi inimesi, kaupu, häid mõtteid ehk ideid ja on soodustanud seda, et juba uusajal Tartus sai õitsev Hansalinn, jõukas linn. Ja just tänu sellele, et Emajõgi oli väga oluline kommunikatsiooni, liigutamise kanal ning siit kohe jõuame järgmise punktini ka tänapäeval, kui tähtis on suhtlemine, kui tähtis on liikumine, kui tähtis on kommunikatsioon. Lisaks internetile, mis meid väga palju aitab ja mis ka sellisel paikumus võib-olla ei ole väga hea, ligipääs andekatele inimestele on meil jätkuvalt vaja kiireid häid ühendusi, et maailmaga suhelda, et siia saaksid tulla inimesed, kes kannavad mõtteid, et siia saaks tulla nii rongiga, lennukiga, autoga loomulikult, eks ole, et see liikumine saaks toimuda. Igasuguste annete ja talentide arenguks on vaja suhtlemist, aga suhtlemine eeldab liikumist. Ja see Emajõgi ja see asukoht tingis ka selle, et kogu aeg on käinud konkurents nii Eesti üle laiemalt kui ka Tartu üle, kes siin saab valitseda, kellele see väga hea asukohaga linn kuulub. Ja see, et pärast liinisõda käis tihe konkurents Poola ja Rootsi vahel, tingis selle, et kui Tartu ja Lõuna-Eesti läks Rootsi kuninga valitsemise alla, Rootsi kuningas oma
võimu ja oma soovide täitmiseks rajas siia ülikooli. Aga ülikooli sai ta ikkagi rajada seetõttu, et me asusime niivõrd olulise liikumistee koha peal, kus me asusime ja selle, et siin oli juba jõukas linn ning Tartu oli keskus, mis siis kogu sellise liikumisega käis. Nii et teine väga suur tegur Tartu linna andekuse kasvuks ja Tartu linna tuleksid andekad inimesed, et siin oleks see vaimne keskkond, kus nad tahavad elada toimetada, on süüdi ülikool, vaieldamatult ülikool. Kuigi ülikooli taasavamise puhul kohalikud elanikud protesteerisid, tulevad seal üliõpilased, tulevad, teevad siin kisa ja kära, tehke see ülikool avati ülikool kuskil mujal kui Tartus. See oli 19. sajandi alguses taasavamise puhul, aga me õnnega koos ülikool ikkagi tuli Tartusse tagasi. Ja vot see, ja miks on see oluline? Oluline on see, et see ülikool on kujundanud Tartu linna vaimset keskkonda selliselt, et ka sajandite vältel on tulnud siia sellised inimesed, või võime öelda andekad inimesed. Johann Voldemar Jansen, Liidia Koidula ja nii edasi. Siit me jõuame rahvusliku ärkamisajani, siit me jõuame taas Urdani, siit me jõuame esimese üldlaulupeoni, aga vaadake, kui palju need sellised ägedad ja vaimustust esile kutsunud ja sellist hea õhkkonda loonud üritused, ettevõtmised ongi aluse pannud kõigile järgnevatele olulistele ettevõtmistele, miks võime öelda, et Tartu on andekate talendiga inimeste linn. Ja sellepärast on ka praegu ju meie linna strateegilised eesmärgid selles, et Tartu linn arendab ennast kui väga hea elukeskkonnaga linn. Me oleme küll ja küll ju kuulnud ka välisülasjuus seda, et Tartu on kui Eesti Oxford, mis tähendab, et Tartu on just nimelt paraja suurusega linn, kus selliste andekate inimeste kontsentratsioon tekitab sellist külgetõmbejõudu, suudab tekitada teistele omasugustele, sest distantsid, liikumisteed, nii füüsilised reaalsed, me näeme üksteist teatris, kinos ja turul ja raamatukogus, on väga väikesed, lühikesed, eks ole, aga ka vaimses plaanis on distantsid lühitud, sellepärast, et sama ülikool on meil edasi juba teised koolid, olgu see siis pärast Kotseliuse gümnaasium ja gümnaasiumid ja muud koolid, mis siia on ju tekitanud ka sellist ühtset vaimset õhustikku ja ka vaimsed distantsid on lühikesed ja sellised koolid saavad edukalt toimida ainult siis, kui linn on avatud, tolerantne, heatahtlik, sõbralik, naeratava näoga. Ja see on oluline jällegi, kui me räägime andekate inimeste tulemisest siia ja siin olemisest, et kui sul nägu on kuri ja sa oled suletud ja sa ei taha suhelda, vaimne õhkkond on selline pinget täis, siis ei tule siia ka taha tulla inimesed. Nii et igal juhul sellise vaimse õhkkonna hoidmine on Tartu linnale väga oluline andekate inimeste siia kutsumisel ja siin hoidmisel. Seda kõike loomulikult peab toetama füüsiline keskkond ka, ehk siis meie toredad Emajõe kaldad, rohealad, võimalus liikuda jalgsi, jalgrattaga, tunda ennast turvalisel, kompaktne linn teisisõnu. Ja see vaimne keskkond ja see füüsiline keskkond peab olema omavahel hästi seostatud ja üksteist toetama kindlasti. Täna hommikul näiteks linnavalitsus otsustas eralda raha üle-eestilise lauluvõistluse
traditsiooniline lauluvõistlus korraldamiseks taas Tartus, et linnavoor saaks toimuda, andekad lapsed saaksid tulla, esineda ja siis minna vabariiklikku vooru edasi. Neid toetusmeetmeid on palju ja üks näide andekate laste toetamiseks on sama pearaha süsteem, kuni 270 € aastas lapse kohta nendele kuritegevusklubidele, üldele, olgu nad spordi, kultuurivaldkonnas, mis just nimelt seda keskkonda andekate laste arendamiseks loovad. Nii et see on kõik see siis, mida on meil ajalugu kinkinud, meie esivanemad teinud, mida me ise peame kindlasti edasi arendama. Ma räägin sellest sellepärast, et me teadvustaksime. See teema minu meelest on väga lai ja mõjud on laiad, aga ma räägiksin ka kitsastest mõjudest, mis ometigi on ka väga suure üldistusjõuga. Ikkagi räägin neist, ma mõtlesin küll, et ma teadsin, et räägin neid õpilastele, aga lõpuks me kõik oleme õpilased. Ja ma mõtlesin siis õpilastele rääkida, aga räägin siis meile kõigile, et mis minu meelest on väga olulised ka, mida sa ise saad teha, et su anded saaksid välja paista ja su anded saaksid areneda ja sa võiksid öelda, jah, ma olen täitsa andekas inimene üksikisiku tasandil. Aga üksikisiku tasand on väga oluline, nagu ütleb Hando Runnel, muuda end ja muutub maailm. Mitte palju küll, kui täpselt sinu enda jagu. Mis need on siis? Ma olen sügavalt veendunud selles, et andekusele peab lisanduma töökus. Ehk sotsiaalne oskus teha tööd. Kui sa oled lihtsalt andekas, siis mingil hetkel, kui sul ei ole piisavalt õpioskusi ja iseseisva tööoskust ja ei ole töökust, siis see andekuse edasi andekus ei arene edasi ja sa jääd kumbegi toppama ja selles andekaks olemisest ei ole nii palju kasu, kui võiks olla. Igal juhul seda töökust peaks endast arendama. Ja teine tegur, mida ma ka liigamisi ka mainisin alguses, minu meelest väga oluline on iseloom. Kui sa oled sellise iseloomuga, et sa suudad inimestega läbi saada, nendega suhelda ja ka eriarvamusi ära kuulata ning ikkagi heatahtliku loomuga, siis on tõenäosus oma andekuse ärakasutamiseks ja selleks, et ka sinu andekusest ka kogu ühiskond võidaks, globaalselt võidaks, kindlasti suurem, kui sa oled väga egoistlik, egotsentriline, omaette hoidja, pead ennast maailma kõige targemaks inimeseks, kõige ilusamaks inimeseks, siis tõenäoliselt sellest andekusest sa ka ise väga palju ei võida. Nii et ma soovin andekale Annela gümnaasiumile palju häid mõtteid ja palju järgnevaid aastaid. Ning veel kord suur aitäh meid siia kokku kutsumast ning Tartu on ikka heade mõtete ja heade inimeste, andekate inimeste linn. Teil ei ole paberit anda. Terve see paberit. Üks lause. Seda võiks nimetada sipelgpesa lauseks. Et Tartu Anne on, oli ja jääb, lisasime. See on julgus ja õhi tegutseda, mõttekriips. Tartu inimestel on 2 silma, kõrva, kätt, jalga, mida aktiivselt kasutuses hoida ja üks hea nina avastada ning üks suu rääkida häid ideid endast välja ning oleme avatud uuele. Õpilas, Paulina. Me panime kirja siis, et Tartu Anne on õppimistahe ja me panime kokku siis Summeerik võiks olla. töökuse panime kokku ja panime kokku siis hariduse.
ja vist on laenu ja midagi. Meie lause on siis Tartu Anne on oskus ühendada inimesi, tegevusi, ideid ja andeid. Meil on siis kirjas, et Tartu Anne on Tartu rahutu rahu, ehk siis inimesed, nooruslik mõtlemine ja innovatiivsus. Mina pean nüüd õpetanud, et tuleb lühidalt või konkreetselt öelda, mitte pikka juttu. Meil on sama, mis siin laudki, anda tulla lühemalt. Tartu Anne on julgus katsetada ja toetada uusi ideid. Nii, järgmise valdkonna kõneleja. Meil on natuke räägi mõttekäiku. Me püüdsime välja tuua need märksõnad, mis on meie jaoks Tartu Anne. Tartus on palju eneseületamist. Tartu maraton, teadlased, väitlejad edasi. Tartus on palju töökust, Tartus on palju võimalusi, õppimis- ja arenemisvõimet, avatust, head keskkonda, tingimusi. Kõik, ja võtsime selle kõik kokku ühte lausesse. Tartu Anne on olla linn inimeste jaoks. Tegelikult meil alguses oli ka suht palju märksõna, aga siis meil viid juba uut lehte ja siis eriti valikut ei olnud. Aga ühe lausega siis olekski nii, et Tartu on andekate inimeste kogumispaik, kus on võimalusi kõikidele suhtrühmadele. Meie laulkond leidis, et me olime andekad ja panime kolmi kenasti lõpuni. Kõige pealt panime kirja, et oluline mõju on igasugusel meedial, sealhulgas sotsiaalmeedial. Ja neid meediume on erinevaid, aga kindlasti noored käivad seal vaatamas ja annab läbi sotsiaalmeedia, nad saavad kiire ja kauge valikute nägemisele. Kiire ja kauge valikute nägemisele. Aga samas negatiivse poole pealt võib see jääda pealiskaudseks ja võib tekkida selline võib-olla ebasoosiv võrdlemismoment. Teiseks mõjutajaks, ma ei tea miks, aga me panime raha. Erinevad valuutad siin kirjas, eurod, dollarid, slotid. Et paraku me elame sellises maailmas, kus tuleb nii-öelda ikkagi ka teatud arendamist võimaluste eest maksta. Ja ühelt poolt on võimalused piirideta, et kõik on avatud, igat andekust saab arendada ja loob ka sellise sõltumatuse tunde, aga kuna kõigil ei pruugi seda raha piisavalt olla, siis ja raha paneb rakkelt liikuma, siis võib juhtuda, et kellel on raha vähe, sellel võib jääda mõni anne välja arendamata just selle õppusele, et tuleb midagi muud teha rahaga. Et see liigne rahale keskendumine on ka ja tekitab ebavõrdsust, võib tekitada ebavõrdsust. Ja kolmandaks kirjutasime aeg kui väga oluline ja piiratud ressurss, mida andmete väljaarendamiseks on küll vaja, aga tihti need muud asjad mõjutavad aja planeerimist. Võtame siin kas või käib läbi ka see kohustuslikud õppetöö asjad, eks ole, et kui sul on kohustustunne, sa pead tegelema eksamiteks valmistumisega või head hinnete saamisega, aga samas see kõik väga ei huvita ja see võib tähendada ka seda, et teised võivad siis andmed jääda tahaplaanile. Ehk aeg võib saada otsa ja tihtipeale aeg veel laiemalt on ka siis see ajastu, kus me elame, mis võib ka omakorda nii positiivselt kui negatiivselt
aitäh! Lausa 6 mõjutajat, aga üritan teha siis hästi lühidalt. Kõik saab alguse kodust ja positiivselt muidugi toetus ja võimalused ja negatiivse poolena siis ülepingutamine, võimaluste puudumine. Selle ülepingutamise all oli mõeldud seda, et vanemad näiteks panevad oma lapsi väga mitmetesse huviringidesse, trennidesse, et laps lihtsalt ei jõua. Järgmise punktina meil isiksus, ehk siis suur positiivne aspekt on soov areneda. Kui sul see on olemas, siis edaspidi on juba poole lihtsam. Ja negatiivsena vastupidi apaatia ehk siis motivatsiooni puudus. Järgmine on keskkond ehk siis positiivne huviringi olemasolu, ligipääs sinna on võimaldatud ja negatiivne on võimaluste nappus. Ja kui laps näiteks elab maal. Aitäh, ma lõpetaks ära. Praegu tuli siis isiksus, ma saan aru, ja kodu ja siis keskkond. Nii, ma ei tea, ma leitan perspektiive, sest see on päris huvitav, kuidas see kogemata välja tuli. Tegelikult on selline faktor, et 2 teemad oli juba ära öeldud, aga ma kiiresti ütlen, et alustasime kodus, siis läks õpetajatesse, sõpradesse ja see keskkond, mis ka oli ära võetud, aga räägin sellest, mis pole siis veel ära võetud, et õpetajad, muidugi need õpetajad, kes, vähemalt mina õppisin näiteks selles koolis 12 aastat ja ma arvan, et 12 aastat erinevad õpetajad ja täitsa erinevad, ma ei tea, need õppe eesmärgid, aga üldiselt üks suureks plussiks on tugi õpetajatele, õpilastele nagu, et õpetajad on kogu aeg need, kes midagi pakuvad, et näiteks Julia on mulle saatnud 1000 kirju, Veronikagi on kogu aeg mine sinna ajaloolimpiaadi, mine sinna, tee seda, Maire, kes kogu aeg ütles, ma tee seda küll mulle. See oli kogu aeg sellise siit rõõmustus. Jaa, rõõmustus muidugi. Siiamaani vaadata. Kahjuks on kõikidel ka miinuseid, näiteks õpetajad on ka piiranguid, et nagu nii-öelda panevad sind stoppivad, et koos on ikka väga jookseb, kui midagi teed halva on ja mis ma siin, siis me kõritasime ka, et andekad õpilased võivad teiste varju lugeda, et õpilasi on nii palju, kui see ei oska paista. See ongi üks miinus. Ja muidugi sõbrad. Sõbrad on need, kellega sa suhtled, kui sa ei ole koolis või peres on. Ja üks sõbrade pluss on, et kui on õiged sõbrad, siis nad toetavad sind, selles mõttes, et kui on ühtsed huvid, nad aitavad, et nad ei hakka naerma sinu ees, nagu sa jälle lähed seda luuletust lugema. Ühtsed huvid on ju. Kui huvid on ikka erinevad, siis on täitsa halbasi, sest hakkad sinu peale naerma. Et sõbrade arvamus, nagu juba ütlesime, ja ka kadedus, et mõned sõbrad ongi nii, et see läks kuidagi ägedasti sinna ja kõlb peale ja ka las ära mitme alla poole, ikka see tugisõbradega väga tähtis. Aitäh! Te võitegi üle öelda. No tegelikult me tegime selline mõistepäev siin, mitte vaadata. Väga tore. Ja siis nagu kõigest peaaegu räägiti, aga me võime öelda, et nagu ka kool mõjutab väga, et räägiti teadmised, toetus, aga ma võin ka miinused tuua, et nagu ajakulu, väga palju aega kulub sellele ja kiusamine. Mõnedes koolides on kiusamine ja väga palju seda. Ja veel hobid. Hobisid on väga palju ja siis nagu positiivselt võin öelda nagu sõbrad ja areng veel. Ja siis negatiivsest aeg võib-olla ei ole väga palju aega sellele ja siis ootused. Meil võib-olla mainimata on linnaosa ja kogukond, et millised võimalused linnaosas on. See
ja siis võib mõjutada positiivselt, kui on palju võimalusi ja muidugi kui on vähe võimalusi, siis tulevad kohe mängu siin finantsid, et kas sul on võimalus liikuda ühest linnaosast teise, et siis oma huviga ja andega tegeleda. Ja siin viimane mõte veel oli ka, et Tartusse tulevad gümnasistid, kes ükstapuha millisesse linnaossa elama asuvad, et neil ei ole seda toetust, et selle peale peaks väga mõtlema, et kuidas neid toetada, kes siin elavad üksinda tulnud mujalt Eestist. Viimased pingutused kuulame veel palun, jah? Õpilast mõjutavad positiivselt siis see, et andekas õpilane ümbritseb ennast teiste andekaste õpilastega ja Tartu puhul on see, et tal on turvaline ja kompaktne keskkond, et siis selle all mõtleme seda, et kui sa oled Tartus kasvanud, siis sul on lihtsam siin üleminek näiteks põhikoolist keskkooli, sellepärast et kõik on juba tuttav sulle. Siis on Tartus veel loovusvabadust ja see on üle-eestiliselt, aga just, et see kunst ja kõik, et sa võid teha põhimõtteliselt ükskõik mida. Aga negatiivne on siis see, et inimestel on hirm ennast väljendada ja ei ole sellist toetavat keskkonda ja tänu sellele võib tekkida enesekaotus, aga samas, kui suunatakse liiga palju, siis võib tekkida ka läbipõlemine. Meil on siis 2 punkti, aga üks neist on juba läbi võetud, õpetaja punkt, nii et räägime natukene ajast, mis on ka läbi võetud, aga meil on natuke erinev. Meie siis plussideks on meie kooli päevakava. Et me leidsime, et meie kooli, Tartu Kivilinna kooli päevakava laseb õpilastel võib-olla rohkem keskenduda erinevatele ainetele, sest päevas ei ole nii palju tunde ja tunnid on natukene pikemad, mis tähendab, et ühele ainele saab keskenduda natuke kauem. Ja kool algab ka kell 9, mis laseb järelvastamistel näiteks toimuda enne kooli, kui sa oled värske ja suudad paremini meelde tuletada tavaliselt eelmisel õhtul õpitud materjali. Ja miinusteks on siis see, vahepeal lihtsalt on tunne, et päevas jääb aega väheks ja käime ka lihtsalt vilja selles oma sotsiaalmeedias, et kui tuleb ütelda vähem natuke. Enamus teemadest on räägitud, aga me siis räägime natukene sellisest huvitavast asjast, mis me kirja panime. Ehk siis meie mõtlesime AI peale. Ehk siis kõik need vahvad tehisintellektid, mida õpilased väga palju kasutavad. See kindlasti on mõnelt poolt positiivne, sellepärast et see aitab kaasa kriitilise mõtlemisvõime arendamisele. Just näiteks siis, kui on vaja mingisugust ülesannet kontrollida või oma allikaid kontrollida, et sa saad väga palju mõelda just selle peale, et kas see, mida see ChatGPT sulle sinna ette on kirjutanud, on päriselt õige või siis see seal vahepeal teeb mingisuguseid jamasid ka. Ehk siis kriitilise mõtlemisvõime arendamine on kindlasti positiivne AI puhul. Aga negatiivne on ka teiselt poolt see, et väga kiirelt võib kaduda iseseisva mõtlemisoskus. Ehk siis, kui sa lihtsalt lahmid sinna tehisintellekti igasuguseid kirjutisi sisse ja ei mõtle, mida sa sinna kirjutad ja seda ka pärast üle ei kontrolli, siis iseseisev mõtlemine on väga kiire kaduma ja AI tekitab ka väga suurt sõltuvust, saan seda omast kogemusest rääkida. Ehk siis, kui on vaja mingisugust ülesannet teha, mis võib-olla ei loe nii-öelda minu võib-olla õpitulemustest nii palju, siis mul on ikkagi väga palju lihtsam see sinna tehisintellekti sisse kirjutada, kui ise mõelda. Jah. Ja palju siin on ajas ja siis läks meil väga raskeks, sest aeg on nii lai mõiste, et väga keeruline oli ühte lausesse panna. Meil on variante näita, kui palju variante meil on, aga ärge nüüd ühe sõna.
lõpuks jõudsime selleni, et joonistasime siia sellised read. Joonistame jõudu väga kirjutasime. Aeg ei peatu ja elu pole peatu. Sul on terve elu oma andeid avastada ja arendada. See kõnetas meid. Aeg on ka meie toimast. Viiva kella. Sellest teadnud sisse. Igaüks saab olla andekas ajakasutaja. Ja tegelikult märksõna juurde kasuta aega andeks. Meie siis võtsime AI, sest et sellel oli kõige rohkem neid rohelisi täpikesi ja see kuidagi meid ka kõnetas. Ehk siis meie mõtlesime sellele niimoodi. Mis on sinu teekond? Kas sa valid sellise kiire ja mugava teekonna andekuseni, kus sa kasutad AI ära või siis sa valid sellise konarliku tee, kus AI on lihtsalt sinu selline abiline ja kaaslane, aga sa ikkagi arendad ka ennast, mitte ei lihtsalt siis pelgalt seda AI-d ei kasuta oma nii-öelda paremate tulemuste saavutamiseks ära. Ja minna kaasa negatiivsete eeskujudega. Ja meie probleemkoht on see, et tihti siis lapsevanemad ostavad lastele selle nutiseadme, aga sellega ei kaasne mingisugust õpetust, kuidas siis seal sotsiaalmeedias toimetada, tegutseda ja mõtlesimegi, et siis juhendajad ja lapsevanemad vajaksid teavitust rohkem, et aidata oma lapsi sotsiaalmeedias. Usu minusse, mõista mind, hooli minust, mina olen väärtus. Aitäh, nii, saan siia anda? Nii, ühesõnaga kohe tuleb ka plakatid, aga see läheb umbes niimoodi välja. Siin ongi see nutikas õppekorraldus, et midagi sellist, mis oleks nagu mida seda nimetasin kastist välja, et meil oli probleeme, mis praegu kõige rohkem teeb õpetajad ja et mõned õpilased jäävad nii-öelda teiste õppelast tagavarjega. Ja siis meie mõte ongi teha mingit sellist, kes jubi, kus saabki kokku andekamad õpilased, nende sellist rohkem tugi pakkuda. Neid rohelisi täpikesi ülekoormatuse juurde. See oli küll kooli juures meil, aga me siis võtsime talle selliseks suuremaks teemaks. Sest nagu näha, siis sul ongi siis kaks valikut, kas sa oled ülekoormatud ja siis ehk kas ei ole ülekoormatust, on ju? No see küsimus on asi. Ehk siis siin on puu ees, ehk siis see on raskem. Ja igatahes teine tee siis ei ole, on ju? Nii, meil on raske sõnastada, mis on praegu. Aga põhimõtteliselt tänapäeval ongi siis kõik need ebarealistlikud ootused, ehk siis sul ongi raskem mitte ülekoormatud olla, sest sa sead endale juba teised saavad sulle ootuseid, ehk siis jah, ülekoormatud. Meie saime siis kõige rohkem rohelisi täpikesi läbi põlemisele ja meie selline karikatuur siis sümboliseerib seda, et on pinge peal ja see pinge kas paneb sind eredalt särama või ta põletab sind läbi ja siis all on küsimus, et kas ja millal ma läbi olen.